Tere tulemast vaatama TK StageTech e-autoralli Eesti meistrivõistluste Keenia ralli kokkuvõtet. Keenia ralli näol on tegemist väga keerulise ralliga. Teed on kitsad, kiirused on suured ja nagu tippsõitjatest näha oli, siis on võimalik ka väga palju lõigata, mis oli Safari rallidel kunagi väga suur teema, küll aga tänapäeval lõikamist pigem karistatakse. Meie rallil aga oli lõikamine põhimõtteliselt lubatud. Liikudes nüüd aga EMV1 võistlustulemuste juurde, siis võitja osas pole siiani mitte midagi muutunud. Siim Voort on endiselt kindel liider. Võttis ta siis seekord ka võidu seda minutiga üle teise koha Martti Tormi. Samuti võttis ta punktikatse võidu ja sellega võtab koju jällegi maksimumpunktid. Maksimumpunktid on Siim kogunud kõigilt rallidelt peale ühe. Selleks üheks ralliks, kus ta seda ei saanud, oli siis esimene ralli Monte Carlo, kus jäi punktikatsel teiseks. Seega terve hooaja jooksul on ta ära andnud nüüd ühe punkti. Järgmisel näeme pildis Mario Kroonmäed, kes sõidab Hyundai'ga ja tuli siis seekord etapil 7. kohale, kaotades liidrile 2 minutit 40 sekundit. Tegemist siis sellel rallil kiireima Hyundai sõitjaga ja seda ka tegelikult punktitabelis. Hetkel on ta 6. kohal, mis tähendab ka, et ta on kiireim auto, mis ei ole Toyota. Järgmisele tuleb pilti Martti Torm, kes võttis rallilt teise koha ja võttis ka punktikatselt tervelt 1 punkti. Tegemist siis järjekordse Toyota sõitjaga, kes on tabelis hetkel 3. kohal. Kindlasti hea tagasitulek eelmise korra katkestamisest Itaalias, aga pigem ta ralliga rahule jäänud. Kommenteerides oma rallit ütles, et tal on hea meel, et Keenia maastikusõit läbi sai ja et väga palju õnne pole siiani olnud. Loodab järgnevatest rallidest paremat minekut. Vaatame, ainult minut jäi ta maha ralli võitjast, et kas järgmised korrad on ka võimalust Siim Voortile mingisugust survet avaldada. Aga vahepeal pildis Oskar Orav, kiirem Ford, seekord taaskord 6. kohal, punktitabelis hetkel 7. Kindlasti hea minek selle kohta, et on valinud kõige ebapopulaarsem auto. Ise ta lootis rallilt paremat tulemust, lootis lausa poodiumi kohta ja loodab, et järgnevatel rallidel võiks tal olla ka võimalust oma esimene poodium võtta. Nüüd aga järgmisena otse pildis Juss Parek, kes on meil punktitabelis hetkel suhteliselt kindlalt 2. kohal. Rallilt võttis ta seekord 3. koha ja punktikatselt 2 punkti. Tema jaoks kindlasti mitte kohutav tulemus. Nüüd aga vaadates ralli tulemusi, siis võitja Siim Voort, 2. koht Martti Torm, Juss Parek 3., Jürgen Jürisalu 4., Raido Külaots, kiirem Xboxi sõitja, Oskar Orav 6., Mario Kroonmäe 7., Tormi Talv 8., Martin Järvekülg 9. ja kiirema PlayStationi sõitjana Sten-Erik Lehtmets 10. kohal. Vaadates punktitabelit, siis Siim Voort kindel liider, Juss Parek 2., Martti Torm 3., Jürgen Jürisalu 4., Raido Külaots 5., Mario Kroonmäe 6., Oskar Orav 7., Sten-Erik Lehtmets, Martin Järvekülg ja Tanel Metsar lõpetab esikümne. Minnes nüüd üle EMV2 tulemuste juurde, siis esi2 hulgas mingisuguseid suuri muutusi näha ei olnud. Küll aga on meil üllatuslik 3. koha omanik Keenia rallil ja nii mõningaid muutusi ka allpool tabelis. Peaks ka mainima, et mitmed sõitjad kurtsid seekord katsete alguses olnud kohati niiskete rajaolude üle, mis kaasnevad tihti peale Dynamic Dry Conditions ilmaoludega. Küll aga vaadates nüüd ralli võitja poole, siis selleks on juba harjumuspäraselt Ander Sinimäe, kes on võitnud kõik peale ühe ralli. Kindlustab ta sellega oma esimest kohta, vahe nüüd juba 15 punkti Karl Reinojaga. Kuivas see natukene kokku Portugali ralliga, aga on Ander jällegi vahe sisse tõmmanud. Seekord jäi Sinimäe vahe teise koha Reinojaga ligi 25 sekundit, aga Sinimäe suutis ka võtta punktikatse võidu, seega võtab ta koju jällegi maksimumpunktid. Ning järgmisena näemegi pildis Karl Reinoja, kes jäi seekord 2. kohale. Ütleb ta ka, et järgmise ralli osalemine võib olla kahtluse all.
ütleb Rein Ojaga, et tulid mõningad vead sisse, juba esimesel katsel keeras auto külili ja hiljem sai ka 10-sekundise trahvi rallil. Ehk siis oleks võinud olla võimalust küll Underiga võidelda, aga sellised vead paraku rallis juhtuvad. Veidigi üllatuslikult jõudis seekord poodiumile Kusti Muri Volkswageniga. Näeme teda nüüd ka pildis, sõidab siis Georg Linnamäe kujundusega. Kaotust liidrile kogunes veidi üle minuti, aga sellegi poolest poodiumi koht on kindlasti väga hea tulemus. Suureks üllatuseks kujunes see eriti sellepärast, et Kusti Muri on punktitabelis 8. kohal ja seni oli tema parimaks tulemuseks jäänud Monte Carlolt teenitud 6. koht. Kindlasti hea tulemus tema poolt ja sellega võib igal juhul rahule jääda. Nüüd aga pildis Theodor Tombach Ford Fiestaga saavutas ta seekord 4. koha ja teenis ka punktikatselt 1 lisapunkti. Kaotust liidrile veidi alla 2 minuti. Punktitabelis tähendab see seda, et Tombach on hetkel 5. kohal, vaatamata sellele, et esimene etapp Monte Carlos jäi vahele. On ta aga näidanud väga stabiilseid tulemusi, viimased 2 rallit 4. koht ja pea igalt rallit, kus osaletud on ka punktikatselt lisapunkte suudetud koguda. Nüüd näeme aga pildis Raido Mõtsarit, kelle näol on tegemist Hyundai sõitjaga. Mõtsari näol on siis ka tegemist PlayStationi sõitjaga, ei ole me siiani ühtegi PlayStationi sõitjat pildis näinud. Seekord aga siis esimene kord ja väga hea, et näeme, mis ka PlayStationil toimub. Tema jaoks aga kindlasti hea tulemus olla 5. kohal. Kui nüüd aga liikuda ralli tulemuste juurde, siis jällegi Ander Sinimäe võitja ja punktikatse võit, Karl Reinoja 2, Kusti Muri 3, Theodor Tombach 4, Raido Mõtsar 5, Rait Jansen, Karl-Christian Hansen, Kertin Käblik, Tarvi Briks ja Sten Mürkhain lõpetab esikümne. Punktitabelis liider Ander Sinimäe ja 2. koht Karl Reinoja, Kertin Käblik 3, Karl-Christian Hansen 4, Theodor Tombach 5, Rait Jansen 6, Gabriel Veide 7, Kusti Muri 8, Silver Jõhvert 9 ja Sten Mürkhain lõpetab jällegi esikümne. TK StageTech e-autoralli Eesti meistrivõistlused jätkuvad kodumaa teedel sõidetava Rally Estoniaga, mis algab juba 27. mail.